Hea sõber, seekord mõtiskleme 4. kohtumõistja naisprohvet Debora üle. Ja Deborast tuleb meil päris mitu mõtisklust. Me siseneme siin ajastusse, mil Iisraelis valitses segadus ja hirm. Aga keset seda pimedust paistis ootamatult valgus. Järgnevatest sündmustest räägivad kohtumõistjate raamatu 4. ja 5. peatükk. Kujuta ette olukorda, kus rahvas on kaotanud oma eesmärgi. Meile öeldakse, et Iisrael tegi jälle seda, mis oli issanda meelest kuri. Nad polnud minevikust nagu midagi õppinud. Ikka jälle korratakse samu vigu. Selle tulemusena valitses neid 20 aastat ränk raske käega Kaanani kuningas Jaabin ja tema väepealik Siisera. See ei olnud lihtsalt poliitiline surve. See oli aeg, mil teed olid tühjad ja rändurid pidid käima kõrvalisi radu mööda, sest orus valitses hirm. Vaenlasel oli 900 raudvankrit. Need olid toonase tipptehnoloogia saavutused sõjanduses. Iisraelil polnud sõjavankrite vastu mingit inimlikku lootust. See olukord paneb meidki mõtlema meie isiklike tühjade teede ja hirmutavate sõjavankrite üle. Kuid kõige olulisem on siiski see, et kui olukord tundus kõige lootusetum, tõstis Jumal esile kellegi, keda keegi ei osanud oodata. Aga kuulakem, kuidas kirjeldab seda kohtumõistjate raamat ise, 4. peatükk, esimesed 4 salmi. Ja Iisraeli lapsed tegid jälle, mis kuri oli issanda silmis. Kui Ehud oli surnud, siis andis issand nad Kaanani kuninga Jaabini kätte, kes valitses Haasoris. Tema sõjaväe pealik oli Siisera, kes elas Aroset Koimis. Ja Iisraeli lapsed kisendasid issanda poole, sest tal oli 900 raudsõjavankrit ja ta rõhus Iisraeli lapsi tugevasti 20 aastat. Aga naisprohvet Debora, Lapidoti naine, mõistis sel ajal Iisraelile kohut. Aamen. Kes see Debora siis oli? Piibel tutvustab teda kui naisprohvetit ja kohtumõistjat, kes istus oma palmipuu all Raama ja Peeteli vahel. Inimesed käisid tema juures mägedes õigust saamas. Ta oli tark ja nagu näeme, rahvale kättesaadav. Huvitav on ka tema nime tähendus. Debora tähendab heebrea keeles mesilane või mesilane. See viitab töökusele ja muidugi ka sellele, et Jumala sõna on magus nagu mesi, aga vajadusel ka terav. Veelgi kõnekam on aga Debora mehe nimi Lapidot. See tähendab tõrvikut või välku. Mõned piibli uurijad on pakkunud välja ilusa mõtte, et äkki ei iseloomusta see nimi mitte ainult tema abikaasat, vaid ka Deborat ennast. Debora mees oli nii-öelda siis tõrviku kandja. Debora oli tõepoolest ainus kohtumõistja, kes oli ühtlasi prohvet, kelle autoriteet ei tulenud mitte jõust, vaid Jumala vaimust. Kuid kõige erakordsem Debora puhul on ikkagi see, et keset patriarhaalset maailma Jumal tõstab esile ja kasutab oma rahva päästmiseks naisprohvetit. Paganarahvaste jaoks poleks sellest olnud midagi erilist. Seal tunti palju naisprohveteid. Iisraelis oli see aga erandlik nähtus. Esimene neist on Mirjam, kellest loeme 2. Moosese raamatus. Siis tulebki Debora, tema oli teine tähelepanuväärne naine ja siis nimetatakse veel Huldat, kes kuulutas Joosiale 2. kuningate raamatu 22. peatükis. Uus testament nimetab prohvetina Annat ning Philippuse tütart.
Kohtumõistjana on Deborah oma rahva poliitilise ja juriidilise elu keskmes. Ühelgi teisel Iisraeli ajaloo etapil ei leia me ühtegi naist niimoodi rahvast juhtimas. Kuigi ta elas Efraimi lõunaosas, ulatus tema vaimulik mõju ka põhjapoolsete suguharudeni. Samal ajal kui preesterkond Siilos vaikis, ei suutnud Efraimi mägestikus keegi vaikima sundida Deborat, sest tal on kutse Jumalalt. Deborah juures ilmnevad mitmed tähelepanuväärsed juhi omadused. Öeldakse nii, et maailmas on 3 liiki erinevaid inimesi. Need, kes vaatavad pealt, mis toimub, need, kes aktiivselt sündmustesse sekkuvad ja need, kes imestunud silmi hõõruvad ja küsivad, mis siis õieti juhtus. Võime inimesi juhtida on kaasaja maailmas üks väärtuslikumaid võimeid. Inglise ajaloolane Arnold Toynbee on märkinud, et tsivilisatsioonide tõus ja langus on alati otseses sõltuvuses juhtide kvaliteediga. Sama kehtib ka perekondade kohta. Kui perekonnas puudub selge juht, siis lapsed täidavad oma elus selle tühimiku hoopis teiste autoriteetidega. Siin aga leiame naise rahvast juhtimas. Jumal on andnud talle erilise kvaliteedi ja juhtimise põhimõtted. Ta nägi viletsust ja lasi end kasutada selle kõrvaldamisel. Olukorra hindamisel polnud ta kindlasti ainus, kes oli seda Jumala abiga muuta püüdnud, kuid tema ei vaata lihtsalt pealt, vaid hakkab kohe tegutsema. Ta otsib abi. Iisraeli probleem oli vaimulik ja sõjaline. Vaimulikus valdkonnas oli Deborah kompetentne, kuid sõjalistes küsimustes kutsus ta endale appi selle ala spetsialisti. Ta lisas enda nõrkusele parki jõu. Hea juht kasutab teiste talente ja oskusi ja tema suurus ei vähene sellest. Ta motiveerib oma abilisi. Barak oli küll hea sõdur, kuid ta näib olevat ebakindel. Deborah annab esmalt edasi Jumala käsu ja seejärel Jumala tõotused. Ma annan ta sinu kätte. Ta läheb kõhklematult sõjaväega kaasa. Ta loob nii-öelda uut sünergiat, nagu me täna ütleme. Ta kavandab plaani. Lihtne on puudujääke ja viletsust küll näha, kuid palju raskem on neile plaanipäraselt vastu astuda. Kuid kõige tähtsam on meile Deborah dünaamiline julge usk. Inimesed, kes otsivad juhtimist, ei vaja mitte niivõrd süsteeme või organisatsioone, kuivõrd kedagi, kes Jumalat tunneb ja seda tunnetust ka edasi annab. Hea sõber, Deborah lugu pole ainult kauge seik Iisraeli ajaloost. See puudutab meid ka täna. Võib-olla oled sina täna see, kes istub oma palmipuu all, oma kodus, kontoris või palvekambris ja kuuled Jumala kutset. Jumal tõstab just sind nagu tõrviku, et näidata teed ja julgustada ka oma kaasaegseid võitlema vaimse rõhumisega. Suur tänu kaasa mõtlemast. Järgmisel korral vaatleme juba Deboraga seotud sündmuste edasist käiku, aga seniks kohtumiseni.